19. sajandi teisel veerandil hakkasid kunstnikud sujuvalt romantismist eemalduma ja liikuma realismi poole. Üks põhjustest oli see, et 30. aastate revolutsiooni järel Prantsusmaal hakkas romantism üha enam ametlikku tunnustust leidma ja teine põhjus oli see, et teadus arenes ka väga kiiresti ja osa haritlaskonnast lootis, et tõde teeb ühiskonna paremaks ja nii teadus kui kunst peaks siis tõde või siis reaalsust teenima. Ja realistid kujutasid ainult seda, mis on nähtav ega üldse ilustanud seda. Ja realism algas maastikumaalist. Siin on üks John Constable'i maalidest, kus ta kujutab mitte sellist idealiseeritud loodust, nagu enne oli tüüpiliselt moeks, vaid ta kasutabki värve ja motiive päris loodusest ja seda, mis ta oma silmaga nägi, et teda loetakse veel romantistlikuks kunstnikuks, aga siin temalt tuleb juba elemente, mis ei ole niivõrd romantistlikud. Ja siis 1830. aastatel hakkas rühm Pariisi maalikunstnikke peatuma sellistes linnalähestes külades ja vahetult ning realistlikult seda maailma kujutama, mis nad päriselt nägid, sest muidu nad olid linnades ja võisid ette kujutada, milline see loodus võis olla, aga nüüd nad hakkasid päris loodusest maalima. Ja loodusest võeti ka värvid ja kompositsiooni ja isegi piltide üksikasju. Ja siin on üks teos, kus hakati kujutama talupoegi ja ka neid kõige vaesemaid, mis siis oli väga ebatavaline, sellist asja on varem juhtunud ja sel tõttu ka kunstnik ei leidnud tunnustust, sellepärast et ta kujutas esiteks kõige vaesemaid inimesi, need on isikud, kes korjavad peale viljakoristust veel mingeid üksikuid viljateri või viljapäid keskpõldu. Ja lisaks see tundus nagu kunstnik, kes ka elas Prantsusmaal peale mitut revolutsiooni, oleks õhutanud sellist klasside vastast vaenu veel, mis võiks viia järgmise revolutsioonini, nii et tema eluaja jooksul ta ei suutnud väga edukalt oma maale müüa. Aga ka kujutati teisi töötavaid inimesi, näiteks siin on rauavalutehas, kus kujutataksegi päriselt seda, mis toona rauavalutehases toimus ja et see ei ole mingi väljamõeldud tseen, mingi mütoloogiast või kuskilt mujalt, vaid see ongi päriselt tseen, mida võis näha. Aga ka hakkas levima selline stiil nagu ajalooline realism ja võib küsida, et aga kuidas on võimalik, et ajalooline realism saab olla asi, et kuidas saab midagi ajaloolist kujutada, sest nad sest realistid ei ole ju oma silmaga näiteks näinud midagi, mis juhtus 200 aastat enne neid. Ja vastus on see, et nad lihtsalt kujutasid võimalikult täpselt erinevaid riideid, näiteks relvi, ulustikku, mis siis oli nii, et see on näiteks 19. sajandi kunstnik kujutamas 17. sajandil siis juhtunud ajaloolist sündmust. Nii et ajalooline realism siis kujutab võimalikult ajastu kohaselt tseene, et ei ole näiteks enam olukordi, kus mingid inimesed võitlevad kuskil täiesti paljalt, sellepärast et see võis olla küll klassitsismile omane, et näidata võimalikult ilusat inimkeha, aga realistid nii ei tee, sest nemad tahavad näidata võimalikult realistlikult seda maailma. Skulptuuri realistlikku on üsna vähe, sellepärast et vähemalt 19. sajandil, sellepärast et see on suhteliselt kallis kunstiliik, sõltus rikastest tellijatest, aga rikkad tellijad kippusid olema konservatiivsed ja siin on üks Belgia kunstnik, kes siiski kujutas rauavalajat oma skulptuuril, et see ei ole mingi idealiseeritud ega ilustatud, vaid see on päris rauavalaja, kes lihtsalt teeb oma tööd. Aga 19. sajandi lõpuks oli realism ka enim levinud kunstivool Euroopas ja see soosis ka fotograafia sündi, sellepärast et hinnati reaalsuse võimalikult täpset kujutamist, et selline maalilisus ei olnud enam nii oluline. Ja 1822. aastal suudeti saada esimene püsiv pilt, mis on siis see. Siin on näha mingisugused majakesed ja siin on mingi katuse moodi asi ja siin on mingi teine maja. Aga fototehnika arenedes, kui väga kergesti või palju vähema vaevaga oli võimalik maailma üsna täpselt kujutada, siis hakkasid maalitehnikud realismist loobuma, sellepärast et juba suudeti luua väga realistlikult kujutusi maailmast
ja maalikunstile hakkasid nemad uusi rakendusi leidma. Aga ka fotograafid proovisid olla sellised kunstnikud ja luua näiteks igasuguseid kompositsioone oma piltidele, lavastada selliseid fotosid, kus oleks selline mingi kunstipärane tseen.